No nii, tere, hõbekunn siin. Ja täna mõtlesin, et näitan teile siis, kuidas kodus kaelakeed uuesti läikima saada. Ehk siis kuldkaelakeed ja hõbekaelakeed. Hõbe on see, et siis see tuhmub tavaliselt päris kiiresti ära, kui sa käid hõbeketiga ikka kogu aeg duši all või ujumas või noh, kõik need, kui higistad, siis rasu tegelikult jääb siia külge ja nii edasi. Ja sama siis kullaga, et kuidas seda jälle natuke rohkem läikima saada. Et näitan, kuidas seda kõike koduste vahenditega teha. Esmalt ongi vaja meil ükskõik mingit väikest kausikest. Ükskõik mingi tillukene. Võtsin suvalise sellise kausi, kohe näitan. Ja tavaline fooliumpaber, mille paned ahju, selline mässisin ümber kausi. Ja see on siis hõbeketi jaoks. Ehk siis paneme siia hõbeketi sisse, siia samma kaussi. Ja paneme täiesti tavalist toidusoodat. Söögisooda. Et kallame seda siia peale. Tavaline söögisooda. Seda paneme siia peale. Natukene. Ja järgmine samm on, paneme vee keema. Ja kohe näitangi teile edasi siis. No nii, kui nüüd vesi on keema läinud, siis hakkab siin toimuma reaktsioon. Ehk siis tuleb natuke sellise munahaisuga auru üles. See ei ole mürgine ega mitte midagi, aga kui te omal seda lihtsalt tuppa ei taha, siis pange omal kubu tööle või tehke aken lahti või tehke kuskil trepi peal või kus iganes. Ühesõnaga ma kohe näitan nüüd teile. Kallame siia peale siis keeva vee. Laseme tal siin natukene lihtsalt alla. Ja nagu natukene maha jahtuda tal. Ja siis võime panna natuke söögisoodat veel juurde ja näppude vahel natuke hõõruda lihtsalt. Aga iseenesest see reaktsioon, mis praegu juba toimus, seesama reaktsioon teeb, juba on teinud tegelikult teie keti veel rohkem läikima. Et lihtsalt peate olema ettevaatlik, et ennast ära ei kõrveta, see on ikkagi keev vesi praegu. Ja umbes 3-4 minutit on möödas, reaktsioon enam ei toimu, siis näetegi juba tegelikult, kui must see vesi on. Kes ei viitsi nii kaua oodata, võib juba natuke külma vett juurde panna ja lihtsalt võtadki selle ketikese kätte, hõõrud siin sooda sees teda veel natukene. Kes tahab, paneb veel soodat peale siia. Et ilusti korralikult. Järgmine samm on siis lähed oma ketikesega kraani alla, loputad ta puhta värske veega ära. Loputasin just voolava vee all ära, juba praegu näeb välja 10 korda ilusam. Aga viimane samm siiski on võtta mingisugune mikrofiiberlapp või mingi selline pehmem rätike. Ja siit otsast võtad kinni ja paned mikrofiiberlapi näiteks, paned otsa välja siit niimoodi. Ja siis, kuna ma pean ühe käega filmima, ei saa väga näidata, siis tõmbategi niimoodi, ilusti niimoodi tõmbate välja ta ja kuivatate teda ja samal ajal natuke nagu poleerib ka teda. Et ma teen selle kähku ära ja siis näitan, milline lõpptulemus on. Ja tegelikult selline nagu poe läikiv kettadel välja näebki peale seda puhastamist.
ja selline oli siis hõbeketi puhastamine. Väga ilus selline, läigib, särab igat pidi, kui kaela panete. Väga kena. Ma näitan nüüd kähku, kuidas teile kuldketti puhastada. Kõige lihtsamat moodi. No nii, kuldketi jaoks siis võtame tavalise kausikese, paneme sooja vett sisse, teeme ta natukene märjaks ja kõige lihtsam viis kuldketti puhastada on täiesti tavaline veeri. Vahet ei ole, mis veeri ta teil on. Eesmärk on lihtsalt siit kulla küljest, kuld ei kaota kunagi läikivust nagu. Et seda lihtsalt tahad natuke puhastada sellest rasvast ja rasust, mis su kaela, higi, kõik mis su keha küljest tuleb ja siia külge jääb. Et veeri on rasvapuhastusaine ja kõige lihtsam ongi veeriga teha. Panen omale väikse törtsu käte vahele, panen korraks kaamera käest. Panin törtsu veerit omal näppude peale ja nüüd lihtsalt hõõrun seda kuldketti. Puhastan vaikselt, mõnusalt mudin siin seda veeriga. Ja nii ongi. Siis loputan ära. Ja tegelikult jälle samamoodi. Kraanikaussi voolava vee alla ja lähme puhastame ära, vaatame. No nii, kett on kraani alt tulnud. Samamoodi nagu hõbekettigi. Tõmbame nüüd selle lapi vahelt nagu poleeriks teda puhtaks ja kuivaks. Ja vaatame, milline lõpptulemus on. Lõpptulemus siis jäi selline. Järjekordselt nagu just poest tulnud, täiesti tutt-uus. Läigib ikka korralikult. Särab, mõnus, ilus. Ja sellised olidki kettide puhastamisviisid kodus. Väga lihtne. Ärge jumala eest ostke neid keemilisi happeid, mida need poed müüvad teile, igasugused happed. Mõelge, te ju panete need kaela ja kõik need mürgid ja mõttetu. Vaadake lihtsalt, kuidas need säravad. Nii ilus. Et see on väga lihtne. Ärge minge õnge. Ja loodan, et teile see video meeldis ja näeme juba järgmises videos. Olge tublid!